meie siis kolleegiga Autolimbo Ö, Alecontrol.ee siis jalutame täna auto järelmaksuparklas ja otsime, üritame leida head autot. Tegelikult natukene spoiler, visuaalselt vähemalt üks BEM mulle juba meeldis ja vaatame, mis elu toob juurde meile. Aga praegu siis vaatame Touregi, väga odav ja mul silm juba paigas, seal oli mingi aeg, ma kulutuses teda nägin. Nüüdseks ma olen tema juures ja vaatame, mis sellest tuleb välja. Vot siukene ta on. Visuaalselt, põhimõtteliselt on isegi enam-vähem normaalne. Laiendid ripuvad, aga las ta olla. Põhimõtteliselt siin me näeme väga suurt kobrutamist, mis on põhimõtteliselt oodatud siukse aja peale. Siin me näeme, et keegi ei ole temaga väga sõitnud. Siis lähme vaatame teise külge. Vaatame, mis sellega võib. Nii ta näeb siit poolt. Lingid me juba näeme, et on nii nagu ta on. Praegu võime meie aparaadi võtta ja piiksutame. Mis piiksuta nüüd teeb? Väga hullu või mitte väga hullu? No, vana auto kohene. See on plastik. Vähemalt piilarid on õiged. Mis meil on? Meil on siis Tosooli süsteem õlis. Kuuler on teibiga tehtud. Aga kui me vaatame seda hinda ja seda välimust, siis võib olla isegi kellelegi oleks mõistlik. Nüüd haiguse kohta. Meie isiklikute haigusted, me kõik armastame Infinityt muidugi. Siin me näeme, et veits kobrutav, aga ta on gaasiga ja 1800 pluss rektaas võimselt. Mis me saame siin näha? Iste adekvaatne. Keilessi ei ole sellel. Mis meil on siin tagumiku poolt? Tagant ta on enam-vähem adekvaatne. Aga kohe vaatame, kuhu ei ole vaadata vaja. Ma arvan, et alt ei ole mitte midagi siin. Noh, see on Infinity. Üks meie Infinity on juba kereremondis ja ilmselt tagumikku siin ei ole. Sumpa juba kiivitatud värskelt. Kahjuks see ei ole vist selle platsiviga. See on pigem. Ja, no ma juba siin näen. Siin ei ole mitte midagi. See on tavaline Infinity. Siin on meil veel Toyotasi, Nissan Juke, Volvo ja ma arvan praegu kõndime Volvo juurde ja sest välja näetab päris hästi. Visuaalselt on suht okei masin.
huvitav, et kui teda hakata kontrollima, kas ta jääb siukseks heaks, mis ta muidu hinda aasta kilovatid on, ei oska päris selle Volvo turgu hinnata, aga tundub nagu okei. 2006 aasta, 260 läbisõit, 499. Диски следуют, там порта серебрянки подкрашены. А тоже плесень. Но это в базе вроде, да? Ага, можно задние тормоза дисковые, а не барабанные? А зачем? Ну, между прочим, это неплохо. Это экспортный вариант. Valitseb natukene, oletame, et see on Lada puhul täitsa varustuses, baasvarustuses. Mis aasta see on? See on 2016 bil ja 2000 euri 65 läbisõit. Ma väga harva näen Ladas. Mis see kirja? Truumlid. Tagatiivad on punktidega keevitatud isegi. Kellel meeldivad igasugused M57, kes teab Lada kirjas. Nende numbride järgi jah. Mis tiip on teist järgi jälle? Tiip ja kapoot. Ei. See on lihtsalt Lada tehase poolt tehtud. Lada Kalina, Deutschland. Hallitab natukene. Oletame, et see on Lada puhul täitsa varustuses, baasvarustuses. Mis aasta see on? See on 2016 bil ja 2000 euri 65 läbisõit. Ma väga harva näen Ladasi. Ja mis see kirja on? Truumlid. Tagatiivad on punktidega keevitatud isegi. 2194. Noh, kellel meeldivad igasugused M57, kes teab Lada Keresi nende numbride järgi, jah? Öelge mulle. Esitiip on teist värvi, ei ole? Äkki siis tange teist värvi? Tiip ja uks, kapoot. Ei. See on lihtsalt Lada tehase poolt tehtud. Цена на край. По факту это трехзначное число. Капот. Здесь красивее. Может сюда сразу. Да не, я просто смотрю, тут 134 показывает, а нам по-оно туда. Тут чуть-чуть покидали. Самое правда рабочее крышку, блядь. Крыша целая. Зачем нужен порог? Можно просто Просто можно какой-то любой баллон. Не, ну
она потом звук накладывать буду. Я его переписывать буду. Кайф. Мне нравится. А тут можно просто вектор сразу рядом снять вообще. Давай, типа челлендж, покупаем машину и обью в левое крыло, ты в правое, блядь. У кого больше вмятина будет? Так, ладно. Кнопочку сначала нажмешь. Подожди. Можно подключить тоже. No live. Kiirküsimus, kes tahab Volvot osta Tallinnas täna? Kiirhinnaga 1000 eurot ainult. Me ei lähe edasi, meil on kinni kiilunud pidurid. Kässar peal oli. No da. Proovisõit võttes ära. Ootamatult. Proovisõid on katkestatud, pidurid on neil kinni. Главное, людей не сбей. Да. А что Зато с этим? смотри, какой хороший. Ei vaata. Käigukast ei pauguta. Mitte väga suur. Это нормально. Sul lihtsalt soojus, даже, да? Ну, вроде чуть-чуть, да. Kässar peaks teoreetiliselt ülevaatust läbima. Sest isegi kui ta ei ole peal, ta töötab. Ma arvan, et me ei hakka rohkem autot piinama. Käsipider on peal. Jah. Kahju, väga kahju. Ostuplaan oli. Kindel ostuplaan. Jaa, tegelikult oli mõte, aga Kas sulle aknad tõsta nupud meeldivad? see on rõve. 60 pre-facelift on rõve, sellepärast vot see. Siis kui ostad E60 pre-facelifti, siis sa pead esimesena osta facelifti need uksekatted. See on baasvarustus, et sa lihtsalt võtad ja facelifti omad. No tal on ka veel natukene. No tal kütus nii vähe on, et... Pробуй еще раз. Normaalne. Saime. Ratas tundub küljes. Колесо вроде, да. No kui ta sõidab, siis peaks, jah? Kojamehed töötavad. Ilmselt siis kojameeste trapets täitsa olemas. Turbovilin olemas. Just juba see töötab. Indialased vaatavad autosid. La-la-la-la-la-la-la-la-la. No ütleme nii, jah. Aga ta ei ole... Ei, me üle teise käigu me ei ole tõostnud, aga siiamaani ta ei ole teinud pauku meil. See on küll blank BMW. Mis sa arvad? Jah. Aga samas kõik on olemas. Ütleme nii, et... Püsikas on olemas ka, jah. Jah. Istmesoojendused, väike ekraan. Tal on vist xenontuled, on ju? Jaa, tal on xenontuled veel ja ise tumenevad peeglid, no okei, lasta olla, seda keegi ei vaata. Seal ongi valgustus. Mootor lekib, kere on pisut adekvaatne, sest no, ise nägid. Ja nüüd nagu noor sälk.
7, 4000 eurot, põhimõtteliselt suht mõistlik pakkumine. Salong juhiiste täitsa olemas. Siin me vaatame, et ukselink miinus, ukselink miinus. Vaatame, kuidas pagasnik on. Numbrid 666. Right to hell. Ukselink miinus. Ukselink miinus. Liigume kapotialusele. Siin me näeme, et Genekas töötab koos õliga üldiselt. No 171 kilovatti siukse hinna eest. Ma arvan, ta ongi nii kiivi hoiab, et pärast autosse saaks voolu anda. Ilmselt kui autod nii kaua seisavad, siis see on täitsa loogiline. Topeltkivid, topeltkaitse. Красиво, некрасиво, вон здесь он не берет. Здесь должен быть металл. Ну как на ощупь? Seal peaks olema metall, aga kolleeg leidis väga ilusa tagatiiva. Silmaga näha on, et ta on kõvasti värskem kui teine kern. Aga samas me teame, mis on Chrysler 300C ja me üritame kohe teha seda. See on väga korralik masin tegelikult. Vau, ilus, mulle meeldib. Kuhu raha viia? Okei, norm. О, Äkki ta sul kätki on, nичего себе. Ei, no on normaalne. Võib-olla võib algata video nagu mingi väljakutse, et 500 eurot. Ostame mingi blogeriga 2 autot 500 euri eest Balticarist ja paneme paagid täis ja vaatame, kes kaugemale jõuab. Siis ühel autol isegi hind ei ole. Äkki hetkel broneeritud on kellegi poolt. Ootab uue omaniku lihtsalt. Uue omanik võtab laenu.